recordinguga ka. Nii, vaatame chati. EUR GBP pai jah, ja GBP chappi pai on ka jah, mõndaga tiksunud samamoodi mul ka, sealt on muidugi 98% suletud, hästi väike lott on veel sees. Sellid on ka sees, teil murust käisid 1.10 ära. Kohe vaatan, olenevalt sellest jälle, kes kuidas neid paigutas. Siis GBP chappi, jep, 1.10. Praegu täpselt 1.10 peal, ma lähen kiirelt veel close in ära 50% tehingust 1.6. Nii. Põmm. Close. Ühesõnaga sellised toredad tehingud. Huvitav, kas keegi sai ka, võite märku anda chatis, kas keegi sai ka siit pai tehingutega peale. Tegelikult presenteeris ilusti pai tehingut, see oli 23 tunni huviala tegelikult on ju nii suur. Lihtsalt kui see huviala on võtta breakeri candle'ina, siis ta läks natukene kahe tehingu jaoks veits suureks jäänud, mida ma isiklikult tegin. Oli see, et läksin väiksematele timeframe'idele, see oli tegelikult tunni aja huviala. Nii. Korraks võtame lihtsalt nagu pulkadeks, et on üks juba struktuuri mõista on ju. Meil oli high, low, on ju, ja me näeme tegelikult, kuidas see vahele jäi veel imbalance ka on ju. Pärast seda jätkasime teed üles, tulime terve selle swingi, balansseerisime ära, et siit on eelnevalt näha on ju, ma võtan korraks, liigutan seda kasti natuke eest ära. Tegelikult teda pole otseselt enam isegi vaja. Siis on tegelikult näha, kuidas see vikk on ju, täitis tegelikult ilusti eelnevalt siin imbalance ja samamoodi oli ka see breaker candle on ju. Nii-öelda põhimõtteliselt VX on ju. Täitis selle ja läks üles, et order flow jäigi siis tegelikult siin samas poolikuks ilus pisik imbalance ja sellest ma võtsingi tunni ja candle'i huvialaks, jagasin selle 8, kuna ta oli siuke discounted ala ja vaatasin, et 23 tunni lõpp on ju, muidu oleks siin olnud nii-öelda siis range'i lõpp, aga vaatasin ilusti ka väiksemat timeframe, et see oli kõik siin ilusti mitigated, nii et ainus, mis ta oleks siin võinud teha on see, et ta teeb see double bottom'i, et ma arvestasin ka selle variandiga, aga panin lihtsalt 2 tehingut teha ümber selle tunni ja candle'i 23 tunni range'i sees, nii et see oli ka väga nagu tegelikult nice tehing, mis siin mängis ka tegelikult ilusti 1.10 välja on ju ja see oli jällegi ilus target selles mõttes, et vaadake 1.10 mängis ilusti jällegi meie sellimis huvialasse ja siit kohe sellisime edasi jälle 1.10 olemised GBP chappi nagu väga-väga best performer, ikkagi viimased kuud olnud tõesti jah. Nii, aga GBP chappiga veel pai tehinguid. Siiamaani jookseb, mis ilmselt siis ütles ka siin Mihkel, et GBP chappi jookseb pikalt, siis ma arvan, et sa räägid ilmselt sellest tehingust siin. Jep, mul on ka see siiamaani veel tiksub sees, ma räägin väike osa, aga siin on 1.42 juba on ju, et 1.10 käis päris käpelt ära, 50% välja, 1.20 jälle omakorda 50% ja eile siis veel close isin, kohe näitan. Tegelikult hakkas siin näitama intraday'de peal ka potentsiaalset siis distribution'it on ju, kus meil oli high, meil oli low, jätsin madalama close'i, tegin break of structure juba on ju, siis tegelikult siin kandis sulgesin ma tehingu ära, nüüd siis ka selle nii-öelda pärast 1.20 võetud siis profitid on ju, tõmbasin sealt omakorda põhimõtteliselt kogu tehingu kinni, et alles on ainult mingi 0.03 lotti vist sõidab on ju. Nii et ma vaatan, Sten küsis, ma vaatasin just chatis praegu, et palju commissionid on, võin vaadata korraks seda GBP chati commissionid. Commission kusjuures on miinus 0.09 senti ainult, nii et mitte midagi hullu. Mitte midagi hullu. On olnud mingised kullatehingud, kus commissionid on näiteks mingi 100-kaase kontoga mingi 80 toltsi on olnud commission, mingi siuksed, aga pikaajalised treidil on, aga see on mingi olematu summa võrdes sellega, et mis sa saad sealt kätte. Kui sa 2.5% välja tõmbad, on ju, ütleme siis 100 tonnisega näha arvutada, siis 2000 ütleme mingi kuni 2500 toltsi, siis see 80 sellest nagu, it's nothing. Nii. GBP chapil tegelikult
ma ei ole veel neid limiteid kohe korraks confirmin üle, aga ma vaatan ka tegelikult, kuna struktuur on tegelikult veel bullish, meil on high, meil on low, meil on high, siis me teeme praegu ka potentsiaalselt seda retracement'it, ta tuleb küll sell huvialast, aga väga tugevast sell huvialast. Ilus power tuli siin kohe sisse selleritel, kus me suutsime seda struktuuri murda, nii et sellest ka tõenäoliselt väga ilus see bounce, aga ma pole neid limiteid, üks hetk vaatan korraks, confirmin üle, kas ma räägin õiget, et vist ei pannud neid limiteid sisse, neid buy limiteid veel. Ja need ei ole veel sees, jah. Et võtsin lihtsalt selle 23 tunni huviala, sest arvestades seda struktuuri, läksin väiksemate timeframe'idel, otsisin viimast imbalance'i, me näeme tegelikult, et 2 tunni peal pistab siin pisikese imbalance'i pea välja, Tegelikult sellest tingitult, kui vaatame ka intraday struktuure, siis me võime isegi saada siit 1.10, kohe vaatame, kus on 1.10 on ilusti meil discounted alades, küllaki siis selle sellimis huviala nii-öelda break-even'i lähedal. Et see on possible stsenaarium, mis välja mängib. Nii et vaatame, kuidas see putitab. Ma panen alerdi ja tegelikult ilmselt on see, et ma jään pigem siin price action'it ootama hetkes, et see sellimis huviala on väga tugev ja päris palju tehinguid on saanud GBP Chapiga. Nii et ma otseselt hetkel seda ilgelt ei suru, pigem panustaks selli peale rohkem. Kuidas siin veel, tegelikult ma tean, et mõned jagasid selle, kuna see sellimis huviala oli päris suur, siis 76 pipsu, siis ma tean näiteks eile vaatasin chatist, et Kevin Remi vist oli üks nendest, kes jagas selle lihtsalt toorelt 4, et tänu sellele, et ta selle 4 jagas, jäi talle 2 tehingut sisse, nii open kui ka võttis siis teise kaasa, spreediga arvestad. On näha tegelikult, et väga reaalne, et siin oleneb, kuidas selle paigutad, kas 2 pipsi, 3 pipsi, et temal igastas joppes mõlemad tehingud sisse, nii et see on ka nice. Oleks saanud ka niimoodi lahendada, siis oleks olnud 20, pea 25 pipsu, 26 pipsu koos spreedidega, Minul tuli siin, võtsin ainult selle 23 candle'i huvialaks, ja siis vaatasin väiksemate timeframe'idel discounted alad üle, Et küllalt jäävad need range'id enam samasse auku, Nii et selline manageerimisviis ka väga võimalik. Nii, tšekkame korraks, mis meil siin alguses oli. Eur GBP, buy, discounted alast, Väga ilus order flow, eelnev breaker, surus üles, tulime alla tagasi, käisime isegi 2 korda seda huviala puutumus, Ja tegelikult oleme ka intraday'de peal saanud break structure'id. Meil oli low, high, low, boss olemas, uus high, Isegi näeme tegelikult siin Eur GBP-l pisikest imbalance'id siin samas, enne seda breakerit ja leiame ka imbalance'id siin ülevalt, isegi väike on tegelikult siin V1 veel, Nii et Eur GBP-l tegelikult tahaks näha ilusat retracement'it vähemalt siis siiamaani, Kuigi tõenäosus on, et see jääb nii-öelda nõrgaks haiks, sest et kui see pole veel isegi nii-öelda uut load siin teinud, siis see on tegelikult kõrgem close meil. Ja see tegelikult esimese asjana indikeerib seda, et me võime väga vabalt tulla ainuüksi seda imbalance'it täitma, isegi tegelikult struktuurilises mõistes võiksime üle selle high tulla, Ja tulla connectida siis kas või seda breaker ala või üleval rohkem discounted alast, See on see, midagi, mida ma vaataks GBP Chap või vabandust, Eur GBP puhul, Viskan korraks ka selle risk-reward ratio tehinguse peale, et mis ta nagu siin näitab. Esimene tehing tuli stop lossi tõenäoliselt, Võib-olla ei tulnud ka, teeme tegelikult selles mõttes niimoodi korraks korralikult, et siin ta on nii väike zone, et siin oleks vaja tegelikult see 10 pipsu suht ilusti kokku venitada, 5,5, 7,5, Ja oleks pannud 3,80 tegelikult siia ilusti, mina isiklikult 7,2 ja ma oleks siia alla välja venitud 9,5, 2,8, 10 pipsu tegelikult on väga ilus, 2,80 ja oleks tegelikult siuksed tehingud pannud suures plaanis. Et te teate küll, mul see 10 pipsu teema on olnud pikalt, ja 2,0 paneks siia ja tõstaks siis nii palju alla, et tuleb 10 pipsu, 2,0. Niimoodi oleks tegelikult mina pannud need mõlemad ideaalsed tehingud. Suures plaanis oleks väga nice olnud ka tegelikult selle low'ga arvestada, et ma isegi imesta, kui oleks reaalselt jaotanud selle lihtsalt niimoodi, ma oleks arvestanud siia range'i põhja ja pannud niimoodi 2 tehingut,
sellisel puhul tegelikult see teine vist ei oleks aktiveerunud, oleks esimene läinud ainult aktiivseks. Aga vaatame nii, kuidas teie selle ilmselt kõik siin paigutasite. Nii et 1-10 võiks tegelikult mängida vähemalt siia imbalance'isse välja, see on see idee. Ja põmm palun, on ju. Need on need perfektsed treidid tegelikult, mida otsida nagu väga loogilistesse targetitesse, väga ilusad nagu puhtad treidid imbalance'itesse, eelnevatesse struktuuri põhjadesse, tippudesse, breakeritesse. Need on need targetid, mida tegelikult otsida, on ju. Nii. Georg EP, nii et sellega nice, loodame, et sõidab ära, on ju. Nii, vaatan chati, mis siin veel on. Eelmine nädal oli mul ka kerge miinus, oli vist isegi peaaegu 4% miinust ja selle nädalaga on tegelikult juba peaaegu 6 plussis. Nii et väga okei on lihtsalt nagu sellised nädalad, kus on palju kaotustehinguid, on sellised nädalad, kus on palju võidutehinguid, sellist osa treidimist, mitte midagi erilist. Nii et olgu nüüd. Sten 4 päevaga 0,25 riskiga 100k konto esimene phase tehtud. Väga nice, 23 hash ja lower timeframe'ide breakeri tehingud ainult 7,5% secured, 1,5 floating, väga nice. Nii, ja Kevin ütleb GVP CHF-i selli peale siin, vaatamis üle. Andke teis ikka märku, et mis paare tahate tšekata, mis paaridest sees olete, äkki midagi, mida tahate back testida. Et saame lammutada ilusti. Sell, nii, ilus order flow on ju, kõigepealt vaatame seda. Need high'd, ilus order flow ja siit teeme poolikuks. Nüüd on korraks küsimus, et palju ta siit üle käis. 1,7 pipsu, 1,5 pipsu tõi sellist. Et GVP paaridel tegelikult on ju, vähemalt mina olen soovitanud, et 3 pipsu on see, millega võiks siis toimetada spreedi osast. Kui siin on 10 pipsu spreed, üles 13, 1,60 ja alla 16, 0,0 on ju, põmm. Selline tehing, ehk siis see vahele jäi tegelikult ruumi 1,2 pips on ju. Ja ma tean, et Kevin kasutab päris palju tegelikult seda trikki ka on ju, et paneb ühe veel siia niimoodi üle siis selle kogu range'i. Ja ma ei tea, palju see pips paned, 10 pipsu vist on nagu miinimum või paned mingi sellised peedid või? No ma vaataks niimoodi, et 1,10 ja siis selle järgi. Et mille? Et tehing oleks 1,10 ja siis saan ka niimoodi anda rohkem hingamisruumi. Ja okei, nice, väga hea. Ja sa panid siia ka ühes niimoodi või? Jah. Aga see on nice, palju on sul muidu see floating spread GVP CHF-il sul brokeril? No üldiselt mõned pipid ikkagi on, et oleneb kellaajast ka on ju. Et kui mul limitid aktiveeruvad, siis ma vahepeal magan ja ta võib trigitada on ju. Jaa. Öösel jah, nad teevad. Praegu ma vaatan FTMO igastahes on 1,6 pipsu. 1,4 pipsu. Et midagi sellist võimsust 1,5 enam vähem, nii et väga reaalne, et isegi kui teine tehing paigutati niimoodi 3 pipsu ülespoole, siis on väga reaalne, et ta võis sisse ja jällegi olenevalt sellest, et mis see kellaaeg siin oli, on ju 14.30 eile, et siis pigem ta jäi sisse nagu tõenäoliselt. Jällegi, siuke väga napikas, aga jälle manageerimisviisid on ju. Ja siin on samamoodi, et kuna me peaksime arvestama ka sellega, mis siin haideses toimub, on ju, et meil bounce tuleb küll siin on ju openi tehingust, meil on 50% tegelikult unmitigated, nii et siin võib olla ka väiksemate timeframe'ide imbalance'id on ju, mis on fillimata. Nii et tegelikult see range'i tipp oleks võinud vaadata väga vabalt nagu täiesti siia välja on ju. Esimene target on mul mikker lahti või? Kuuled enda? Jah, kuulen. Esimene target ja nagu see, Ja tead küll on ju, ühesõnaga see market cap siin. Ja sest tegelikult see order flow, mis ta on üles toonud, ta võib nii-öelda sellest demand alast veel nii-öelda siis uue leegi üles teha. Võib-olla jällegi siia sellesse väiksema timeframe'i imbalance'isse, mis sa tõid välja just. Jep. Aga see liikumine, see
see price action tundus nagu rohkem nagu nende high ja clap siin ja Jah. võib-olla tuleb madalamale, aga meil on controlliv demand siin Jah. paremal pool, mis kui hind sinna läheb, siis näeb edasi, kas üles või alla. Kusjuures veits huvitab nagu see Wanda graafik selle puhul. Wanda näeb nagu nende 23 osas nagu annab selle väiksema range'i vähemalt. See GBP CHF nägi päris kuradi klots välja kuidagi. Et vaatan palju siin üle käis 1,1 pipsu. Et see, kui Wanda valisid, siis tõenäoliselt Wanda isegi jättis teid selle teise tehinguga sisse. Ja vaadake, et tegelikult näete, et GBP CHF-il on ju jälle broker erinevus. FXIM tegelikult oli justkui selle ära täitnud, või näeme Wanda peal tegelikult korralikku käppi, et tasub võrrelda neid mõlemad, kui sul on oma lemmikpaar, siis tegelikult tasub võrrelda mõlemaid neid brokereid, et mis nende data näitab, see annab sulle veits rohkem nagu mingised vihjeid, on ju. Et juba kui ma seda vaatan Wanda graafikut ja FXIM-i, siis ma pigem arvangi, et see võib väga vabalt klappida selle nii-öelda inside liquidity ja tulla ülespoole tegelikult näiteks kas või mitigeeris 50% välja, on ju. Nii et see on midagi sellist, mida tasub arvestada, sellest tingitud ma vaataks kohe siia üles, et kas on 4 tunni, näed juba siin tegelikult on 4 tunni balance juba piisav, on ju. Ja ta on isegi peaaegu siia ära reachinud, on ju. Et ja vaadake väiksemate timeframe'idel võib-olla saate veel parem, aga ma usun, et see 50% tehing ka samamoodi mingi 16 pipsu alla 20 igastahes stop lossiga panna siia ülesse. Üks tehing veel, kindlasti hoiab turvalisemalt tehingus. Nii et, aga see reaktsioon on ju Kevin sulst tulnud juba 1-10 tõenäoliselt. Põhimõtteliselt oleneb, kuidas selle paigutasid. Ma ei tea, palju sa pipse panid siia, aga sisuliselt, kui niimoodi, kuidas ma olen ise vähemalt nii-öelda strateegiliselt lahendanud neid liquidity run'i kohti, seda viimast nagu 3. treidi, siis ongi ta üldjuhul 10 pipsu. Vahepeal olenevalt sellest on ju, panen ka täpselt samasuguse tehingu, nagu on siis siin ära jaotud, ehk ta võib olla ka antud puhul näiteks 16 pipsu, lihtsalt tõstan 1/3 tehingut täpselt samamoodi siia üles. Et sellest tingitud võiks olla 1-10, jääb enam-vähem siia range, aga ta oleks ideaalselt võinud siin imbalance'is ära timmida. Et siuksed manageerimisviisid, jaa. Muidu GBP, CHF, väga huvitav nagu korralikult bearish tegelikult selles mõttes. Vaatame monthly ka korraks. Nii et selline korralik sell-off tegelikult oleks päris nice. Ma isegi tahaks tulla kompida nendesse hinnalevelitesse nüüd selle paariga. Et ma üldse imesta, kuidas sinna välja tuleb. Ja. Nii. Mida veel? Kulda. Vaatame kulda. Kuld on korralikult performinud siin viimane buy, mille ma isiklikult kätte sain, mis siiamaani jookseb veel ka üliväikse lotiga on hetkel siin sees. 36 ühele. Siin oli 30 minuti ja tunni aja breaker tegelikult mõlema kombo. Nii et siit sain peale hüpatud rohkemaks. Ma tegelikult ei olnud suutel, ma olin eemal vahepeal, kuigi kui vaatame nüüd siis mis ta vahepeal teinud on, siis tegelikult meil oli siin üks ilus huviala ka. Ma korraks vaatan üle, palju see range oli siin. 40 pipsut, seda oleks peanud natuke siin kas 3 jagama midagi. Sest tegelikult supply sai breigi, ehk siis siit on ju see breaker ala, kus ma oleks võinud jätkata tegelikult potentsiaalsete tehingutega, näiteks kas või siia imbalance'isse. Kui siit vaatasid tehinguid, siis need sai clap'i, andis siis nii-öelda supply demand switch'i, uued high'd ja hind treidis alla tagasi on ju. Ilusti 50% pealt ka ja saime bounce ülesse. Eks tegelikult siin oli peitis ennast üks tehing. Ma ei tea, kas keegi nägi seda, kas keegi võttis selle buy tehingu, sest tegelikult see presenteeris ennast küll seal. Eile andis kuld 1 tunni breakerist plus 15 minutit liquid run. Mis asi on siin? Kullabaid. Ma väga tahan vaadata, kuidas te võtsite. Jep. Breaker on ju. Kas see on sus mingi 30 minuti huviala või? See on väga nice muidu.
Okei. Ilus selles mõttes. Kuld on väga hästi performinud, nagu meeletult hästi. Isiklikult täna valmistun, peangi kiiresti panema alerdi paika. Ja sell limiti paika panna, sest et tegelikult me püüdleme juba all-time high'de poole, on ju. Meie eelnevad, tähendab, meie all-time high'd on siin aastal 2020 augusti alguses, on ju. Hinnalevel siis 2077 põhimõtteliselt. Ja nüüd eelnev aasta, märtsikuu, sisuliselt täpselt aasta aega tagasi, on ju. Me peaaegu suutsime minna teha uue all-time high, jätsin madalama close'i, väga ilus bounce 23 tunni candle'ist ja ma tahaks proovida ikkagi uuesti selle order flow'ga kaasa minna. Mida ma siin tegin, oli see, et need hallikastid, mis siin presenteerivad, on see, et läksin väiksemad timeframe'id, kuna aga 23 tundi lihtsalt üksinda on tegelikult 8 tehinguks päris suur huviala, 100 pips on ju, siis ma vaatasin, kuidas ta väiksematel timeframe'idel siin esiteks struktuuri üles joonistas, kuna tekkisid esimesed break of structure'id, kus on esimesed imbalance'id. Nii et ma ei hakka seda praegu ette näitama puhtalt sellepärast, et need, kes kõik kulda treidivad, te olete tegelikult ka juba kõik, kes siin kõnes olete piisavalt pädevad, et minna ja võtta tegelikult see koht tükkideks ja leida üles imbalance'id, leida üles need viimased discount'id alati väiksemad timeframe'idel ja leida need siis loogilised targetid, kuidas sa tahad tehingut paigaldada. Muidugi on jällegi väga võimalik, et võtad lihtsalt selle 23, tõmbad 4-ks, paned siia 4 tehingut, on ju, siis tuleb mingi siuke 25 pipsu per tehing või natuke rohkem. Ja siin üleval on ka tegelikult huviala. Ma lihtsalt ütlen, et kui replay modega vaatate, siis 10 minutit on maksimum, mis te siiamaani saate minna alla selle, et rohkem datat ei näita, et on nii piisavalt kaugel juba. Aga 10 minuti peal leidsin mina selle viimase huviala, tegelikult see kasti nagu siis alumine ots presenteeribki imbalance'i algust, see range'i tipp on ju. Kuigi jällegi on see, et mida tasub arvestada kindlasti nende sellidega, siin on see, et me võime klappida need high on ju ja siis jääda ikkagi sellesse all-time high range'i. Nii et ma mõtlen ka kindlasti tehingute peale panna pärast seda, kui kõiki stop lossid on välja võetud ja siit range'i tipust siis vaata siia vahele panna ka veel 2 tehingut omakorda on ju. Et reaalselt jagada see ala niimoodi, et võtta siia järgmine kast ja võtta see all-time high. Nii. Ja panna veel siia ka 2 tehingut omakorda, on ju. Et siin on päris palju sell limiti, mida taguda, aga see on lihtsalt nagu nii tugevalt potentsiaalne koht. Me oleme hindadega ka väga kõrgel, me ei ole isegi pikka aega näitanud ühtegi break of structure'it, on ju, et me peaks allapoole tulema, nii et kui me tahame väga ilusat sell-off'i, siis tõenäoliselt presenteerib ennast selle üleval, on ju. Ja mina igastes kavatsen sellest proovida osa võtta nii vähegi kui võimalik, on ju. Alati, kes ei leia, on ju, siis seda võimalust, kuidas paigutada see limitid või tahate jääda price action'it ootama, siis teil on alati see võimalus, on ju. Nii et eks te ise teate, kuidas te kõige paremini seda tahate manageerida. Väga ilusad tehingud tegelikult. Kahju, et seda buy tehingut siit ei holdnud pikemalt, et need on need suuremad kastid, mis mul siin tõmmatud on, need siis buy tehingud, mis oleksid võinud sees on need 2 tükki mul nüüd sees on ja sellest ühest võin ilma sellise laiskuse üks jällegi karmimaid laiskuse õppetunde, et pane alati oma limitid paika, isegi kui nad on tunduvad sul veits kaugel, siis on tegelikult näete, et kuidas volüüm võib mõne päevaga sisse tulla ja tegelikult ta jõuab su huvialadesse väga kiirelt, kui need uudised ikkagi toimetavad ja hind liigub kiirelt, siis pead olema selleks valmis, on ju. Nii et see oli väga nice buy tehing, palju siin on tegelikult 152 ühele tegelikult RR nagu väga nice hold oleks olnud, on ju, ja see on üks tehing selle pisikese 23 tunni huviala kohta. Järgmine stack order tegelikult 1.80 on ju, et selle ma võtsin 1.10 peal, close'isin kohe totaalselt ära, et võtta 2,5% profitit. Jällegi, hea näide, et miks on alati mõnus hoida kasvi nagu seda pisikest 0,01 osakut on ju, tegelikult see 0,01 oleks lõpuks teinud siin väga ilusa nagu profiti ja poleks mitte midagi nagu liiga teinud lihtsalt ja null vaeva, et hoida seda lihtsalt on ju. Pluss see annab ka seda, et sul tekib seda holdimise ja swing treidimise sihukest mentaliteeti rohkem on ju. Selle pisikese lotti hoidmine tegelikult aitab räigelt palju kaasa. Nii et soovitan väga. Kas kellelgi vahepeal mingid küsimusi, mingid mõtteid muidu? Ei, väga hästi paned, müts maha, legend. Mul oligi nii-öelda siis
pisid päevad on olnud, et graafikut ees väga ei ole olnud, aga mõned asjad on ikka silma jäänud. Ja limititega ongi see hea, vaata. Paned ära selle, vahet ei ole, kas sa magad, teed trenni, kus iganes sa oled, on ju. Et see peaks olema treenimine. Te ei istugi päev otsa arvuti ees, ei vaata graafikuid või? Sa vaatad, Ei, mis asja? Ma olen kõigest valesti aru saanud, vabandust. Marko, 5 aastat juba. Ma tegin nalja. Kimmo. Kes see kurat päev otsa graafikuid vaatab? Ei, mõnele meeldib, pole midagi öelda. Selles mõttes. Aga jaa. Nii, Reinsid, ma ei hakka praegu sellega tegelema, aga hakkan hiljem siia laksima endal siis limit orderid paika. Praegu vist ei raiska aega sellega. Nii, tšekkame dollarit ka. Mis ta siin üldse toimetab? Me oleme ülim discounted alades, on ju. Me jõuame kohe see 90% peale selles swingis. Nii et see on potentsiaalne reversal koht, on ju. Arvestage sellega. Sest meil on tegelikult siin break of structure olemas. Meil on üleval imbalance. Me tuleme küll tegelikult V2 breakerist, on ju siin. Mis reaalselt lõhkus siin struktuuri ilusti. Aga alati on see võimalus, on ju, et me moodustame siin accumulationi ja sõidame ülespoole edasi. Nii, B, see A sai confirmi ja nüüd B sõidab oma teed, on ju, ja otsib põhja. Niimoodi. Ja siia poska peale kiired update enda graafikule ka. Ühesõnaga, nüüd siin väiksemate timeframe'ide huvialast, mis ma vaatasin, kus see oli vist 4 tunni bounce, kui me õigesti mäletan, mis andis selle kerge reaktsiooni. Siin toimus ka õrnsiuke supply-demand switch, aga vaatamata sellele jäime see järgmisse range'i kohe breaker candle'isse kinni ja treidisime allapoole edasi. Et väga ilusti on ka Dixi ennast alla ehitanud ja oleme jõudmas kohe siis, nagu ma ütlesin, 90% discounted zone'i. Siin on ka välja vaadatud ilmselt mingi 4 tunni bottom discounted ja imbalance fill ja siis kogu range'i põhja võetud on ju. Et jälgige seda. See võib olla selline koht, mis presenteerib buy tehingud on ju. Ja sellest tingitult siis ju kuld võiks hakata allapoole treidima, teised euro või siis nagu XXX uuesti baarid samamoodi on allapoole treidima. Vaatame korraks peale ka, et need mängivad oma iseenesest nagu hästi kokku. Et siin on küll fillitud, ma ei tea, kas keegi sai selle buy tehingu kätte, väga ilus buy tehing oli tegelikult siin, mis on jooksnud nüüd kohe pea, et 1.20 varsti. 1.18 on käes on ju. Lihtsalt, mis selle range'i nagu tipuga on see, et me kindlasti võime saada mõningat retracement'id siis on ju sellele swingile siin. Väga ilus nii-öelda siis liquidity trendline jookseb siin. Aga bottom on filled on ju. Ehk siis üleval natuke imbalance'it alles. Dixiga läheks see kokku küll, tuleksime sisse, teeksime distribution, sõidaksime allapoole. Olenevalt sellest, et kindlasti esimene demand hoiab siin, vaatame kindlasti neid imbalance'id, risk-reward ratio võiks mängida tegelikult juba nendes intraday range'idesse ära, on ju, oleks nagu eriti nice. Aga suures plaanis meil on võimalus, et võime ka tulla on ju siia order flow'sse tagasi, mis on siis selle bounce'i connectinud ja jätkata teed siit ülespoole, sest et hetkel nagu struktuur on bullish. Ja vaatame, kuidas ta selle teega jätkab, on ju. Aga väga potentsiaalselt sell tehingud ikkagi on siin olemas. Sellest tingitud, et ta on bullish, siis kui te seda sellite, siis mõelge oma risk läbi, on ju, kas te tahate samasuguse riskiga võtta, sest et vastu turgu, on ju, vastu trendi. GBP just on mingis suvialas, ma olen siin märkinud mingist asjad peale. Siin oli breaker on ju, sellest me oleme tegelikult õrnalt juba läbi treidinud, isegi mitte nii õrnalt, vaid isegi täitsa nagu magusalt, et need on stop lossid, ilmselt jah, 8 pipsu. Ehk siis see huviala sai klappi, kui keegi vaatas. Nüüd on meil järgmine breaker ala on ju, mis on ees ootamas, et see võib olla selline, mis aktiveerub küllalt pea, kes seda vaatab, 27 pipsu päris väike range on ju. Ja siis ülemised discounted alad ka veel. Siin on samas jällegi tasub mainida ära ilus order flow connection on ju. Esimene breaker, uus low, treidisime korraks alla, uuesti üles tagasi vastu breakerit, jätkasime teed on ju, et tegelikult order flow jäi siin kohas poolikuks, nii et see on kindlasti väga tugev ala, kus kohast vaadata tehinguid edasi. Tegelikult kõik 3 selles mõttes on ju, lihtsalt riski just ära jaotada, et Mjuki on sinu jaoks kõige suurema tõenäosusega, ilmselgelt on kõige suurema tõenäosusega ülim discounted on ju.
aga need order flow kohad ka väga ilusad, nii et kalkuleerige riski, planeerige läbi ja just on veits mingid mädi ärasid. Väga palju on sell tehinguid stop lossid, aga see on ka selles, et dollariga nõrk on ju ja teised siis XXX USD paarid kütsid ülesse korralikult on ju. Ilus buy tehing siin, kes seda märkas. Siin oli järgmine breaker tegelikult, nüüd vaataks korraks, et kuidas ta siit läbi treidis, see siin, ma jagan selle kiirelt silma järgi pooleks lihtsalt 25 midagi pipsu, et siin tuli 1.10 ära selle breakeri tehinguga, kindlasti väga ilus, mis oleks katnud neid mitmeid selle, on ju, et siit tuli üks loss, siin tipus oli vist, kui keegi vaatas siit näiteks väiksemalt timeframe'il potentsiaalselt 2 lossi on ju, siis tegelikult see üks võit ilusti katab need väga mitmekordselt ära. Nii et see oli tipp-top, vaataks korraks seda, et kui siin manageerida on ju seda breakeri tehingut, et kui ilusti stop lossid või tähendab spreadi pipsid juurde arvestada, et kuidas ta siis välja mängis. Siin on jällegi väga väike range. Ehk siis meil on 6 pipsune range ja üles tõmbame GVP-ust. Korraks vaatame, murust GVP-ust on üks siukseid paare, kus on suhteliselt väike floating spread intraday peal. Peale GVP-usti väga ammu ise treidinud, mul isegi pole seda siin. Nii, viskan peale korraks, vaatan GVP-ust on ka 1, kus sa kadusid? Isegi 0,5, 0,6 pipsu spread, nii et GVP-usti puhul tegelikult väga vabalt piisab 2 pipsust, ehk siis 8,2, ehk siis 5,0 tegelikult on väga nice siin juba ja siit tõmbaks välja lihtsalt siis 10 pipsu on ju. Ja see oleks tulnud stop lossi, on ju, et siin tegelikult treidis läbi 2,9 pipsu, kui keegi oleks pannud näiteks, ma ei tea, 3 pipsu siia otsa, siis on väga-väga napikas siuke, et paned GBP paaridel mõlemale 3 on ju, mõlemale poole, siis tegelikult on see võimalus, et see jäi napilt sisse, on ju, aga tegi veits jah rõvedult selles mõttes. Oi, mul on see huviala täitsa kuidagi lapajus, ei pidanud üldse niimoodi olema. Ehk siis isegi rohkem tegelikult, vabandust. Et see oleks pigem olnud stop loss, jah. Kahjuks tegi siukse trikike siin. Ja samamoodi stop loss siin. Ümber selle ala tegelikult on ju. Nii et natuke nõmedalt käitunud. Siin on kindlasti sees breakeri joone tehing peidus on ju, kui neid keegi vaatas, siis kindlasti siit oleks saanud midagi kasutada. Aga GVP-ust jah, selline ta on siin olnud jällegi, et näete, siin on buy tehing väga ilusti presenteerinud ennast. Ehk siis 2 buy tehingut väga ilusti siin pihta läinud. Näete, siin kohas samasugune stsenaarium nagu siis siin juhtus. Et GVP-ust on teinud siukseid trikikaid lööke ja kindlasti väga hea buy tehing oli siin all ka on ju. Nii et GVP-usti puhul nii palju ja audust vaatame ka korraks kõrval. Audust muidugi näitab korralikku divergence'it võrreldes nagu teistega, et ta on just juba ülespoole ära surunud on ju. Kui eur ja GVP-ust veel treidivad nii-öelda siis selles struktuuris, siis audust on teinud uue ja tegelikult sõidab juba vaikselt järgneva breakeri poole, nii et siis võib-olla audusti puhul see huviala järgmiseks kindlasti tasub ära märkida, aga tegelikult see huviala siin. On ju. Et sellised, korraks vaatame audustile ka peale, mis ta siis siin toimetanud on üldse. Nii, võtame siit staffi vähemaks. Siin on olnud tehing, on ju, teine tehing aktiivseks läinud. Panen vähem paika 1.10 peaaegu, et siin jooksis ära, tõenäoliselt on ju. Nii et siin oli ilus buy tehing. Sell tehingud tulid kläppi, need sell tehingud said kläppi. Eks audust on ka andnud päris mitmeid kaotustehinguid. Jällegi napikas, vaadates seda huviala siin, siis panen korraks ilusti need parameetrid paika 16,4, 18,4. Pigem ei võtnud kaasa siit, on ju, olevat kes kuidas manageeris, aga tõenäoliselt jäi natukene puudu. Nii et ei ole midagi väga nagu ilusat siin juhtunud audustil. Ja ka see huviala kläpitud, on ju. Nii et tegelikult järgmiseks buy tehinguks on audustil tegelikult siin order flow, siin on, näete, breakeri tehing on siit lõpuks sisse läinud, mis on tõenäoliselt ühe tehingu koht. Võib-olla vaatate kogu range'i põhjani on ja siis saab äärmisel juhul 2 tehingut panna, aga see oleks aktiivseks läinud ja tõenäoliselt olen selles, kuidas manageerida, aga siin potentsiaalselt on 1.10 sees olemas. Eriti kui võtad ühe tehingu ja paned siis ainult 23 ümber, see on hästi väike range ka, tulebki 10 pipsu kokku venitada.
Ehk siis selline tehing see sisuliselt ja 1-10 on ju näete, et presenteerib ennast siin sees ilusti ära. Ehk siis see oleks olnud see potentsiaalne tehing, mis oleks toonud tagasi need kaotused on ju audusti puhul, kui te seda treidite, siis ma näen ikkagi, et siin on 1, 2, 3, ütleme 4 siukest väga potentsiaalset kaotustehingut, 1 võidutehing. Oled ikkagi poole võrra plussis on ju. Nii et ma räägin, võid võtta vastu neid kaotuseid julgelt, nagu isegi kui sa võtad ju 8-9 kaotust vastu ja sa otsid 1-10 tehingut, siis võtad selle 1-10 tehingu vastu. Saad profitis, on ju. Simple, tegelikult nagu ülilihtne. Nii, GVP CAD on olnud viimasel siuke, kes ei ole tahtnud väga palju koostööd teha isiklikult. Ja seda buy tehingut ma ei saanud, unustasin limited sisse panna, buy tehing, ta ei andnud ka tegelikult murus seda, mitte ei unustanud sisse panna, vaid ma ei pannud teda selle põhjusega sisse, et ta ei andnud seda risk-reward ratio't mulle kätte tegelikult. Samamoodi oli nendes kuskil oli 1 sell tehing, võt vist äkki see sama huviala siin, ma ei vaatanud ka siit sell tehingut, kuna päris suur nagu selles mõttes huviala. Jällegi, et mingi 30 pipsu põhimõtteliselt per tehing ja kui me vaatame, et struktuur on bullis siis ja ma tahan siin teda sellida, siis selles range'is, et ta siin vahemikus mängiks välja mul 1-10 mitte mingil juhul ei tulnud, on 1-4 oli äkki, kui ma mäletan õigesti. Nii et see on olnud ka siuke ideaalne, on ju. Praegu on meil potentsiaal selles, et liigutan ja pane buy limits paika. Et tegelikult meil on potentsiaalsed buy tehingud on ennast siin presenteerimas 20 piipsuga ja tahaksime, kuna struktuur on bullis, siis tahaksime tegelikult üle selle high saada. Aga järgmised sellid on ees ootamas, on ju järgmine huviala on olemas ja tegelikult see siuke, siis peakski panema fikseeritult, isiklikult, kui ma räägin siuke 1-8 või 1-7, sest et järgmised sell huvialad ootavad ees, on ju. Ja järgmine sell huviala tuleb ka väga tugevast breaker alast, on ju, kus on ilus order flow sees, nii et see on jälle siuke so tehing, et kas ma tahan seda võtta, ma korraks panen need parameetrid natuke täpsemalt paika, et siis ma saan ikkagi aimduse, et mis siin nagu toimub. 19, GVP CAD-il on vaja 3 pipsu panna, ehk siis 21, 22. Ja väga ilus whole level kohe on ju, täis number ja 22-25 siis põhimõtteliselt kokku on ju. Ja niimoodi. Oleks see tehing. Ja see on 1-8-le, 1-7 on see openis, see tehing jääb samaks nagu. Siin oli potentsiaalselt sell tehingud. Kui keegi vaatas, sest et tegelikult me saime intraday'de peal, saime demandile breigi, siis treidisime vastu jällegi on ju openi tehingusse ja ilusti mängis 1-10 siin välja. Seda ma kahjuks kätte ei saanud, aga jällegi, et olin eemal, ei jälginud, ei näinud seda ära, aga tegelikult turg presenteeris seda võimalust ja ilusti treidisime alla, aga potentsiaalne ikkagi sellmistehing oli veel siin omakorda, kus siis saab ka 2 jagada selle huviala. Kohe vaatame üle, palju siis oleks olnud ja kui palju ta siit üle treidis kõigepealt. Tõenäoliselt oleks see stop lossi tulnud, sest et ma tean, et GVP CAD-i, ma korraks vaatan üle jällegi, palju see floating spread oli. GVP CAD on 2 pipsu, 2,1 pipsu. Et 3 on ikkagi siuke aus GVP CAD-i puhul ka. GVP Chapi puhul ja GVP Usti puhul on 2 pipsu väga okei, sest nendel on tegelikult siuke, nagu ma ütlesin, GVP Usti oli 0,5, 0,6 see floating spread, GVP Chapil on 1, mis ta mul on? No praegu on 0,9, 1 pips, 1,1 pips, et samamoodi nendel piisab on ju 2, aga siia paneks 10, on ju, või tähendab 3 pipsu otsa, see on 10 pipsu ja 3-0 on ju, siin tuleb ikkagi mõõta see üle, et ma oleks võinud ka 2-0 on ju panna, aga 2-0 siis teate küll on fraktaalsed hinna levelid. Vabandust. Siia 2-0 on ju, siis on jällegi see, et kui ma selle üle mõõdan, palju see vahel jääb siis, jääb 2,4 on ju, aga ma tahan 3 kätte saada minimaalselt on ju, et see on tähtis asi, mida nagu tegelikult jälgida, ehk siis ma panen siia 3-0, aga sellest tingitud, kui ma vaatan, mis see vahemik siia jäi, siis see on 1 pips on väga reaalne, et see lõi ikkagi stop lossi on ju. Aga kui ta seda ei teinud, siis 13 niimoodi tehing on ju.
ja oletame, et see ikkagi joppas ära, jäi sisse, siis tegelikult 1-10 ilusti tuli ära, on ju. Et need on need 2 tehingut, mis siis on tegelikult siin potentsiaalselt välja mänginud, jällegi olenevalt, et kuidas ta putitas. Ja siuksed värgid GPCAD-iga, et praegu tegelikult jah, ma jään neid sell tehingud ootama, lähen panen need panen sell limitsid ka paika siia ülesse ja need buy tehingutega ma veel otsustan, ma lihtsalt tõstan seda alerti ja vaatame, kuidas ta siis putitab. Nii, mida te veel vahepeal treeninud olete? Ma tean, GBP Aud vist oli vahepeal see mingi teema just mõned päevad tagasi või eile, kus tuli kiirelt stop loss üks huviala. Breaker jala, ma mäletan, see käis vist grupist läbi. Nüüd me oleme tegelikult järgnevas huvialas. Treidime endiselt selle sees, on ju. Tundub päris suur huviala. 100 pipsu, et see tähendab seda, et selle peaks 4 jagama reaalselt, on ju. Esimesed 2 tehingut oleks juba stop lossis, 3 on aktiivne. Vaadates lihtsalt huvi pärast, et kuhu risk-reward ratio mängib, kuna tundub, et siin ikkagi treiditakse GBP Audi, siis ma tahaks lihtsalt teada, kuidas siin need tehingud välja mängivad. Nii. Sisse zoomid alati on ju, et saaks ilusti paika selle, et kus sa nagu reaalselt ikkagi oled omadega. Nii 20 ja jällegi tasub vaadata palju, et on GBP Audil, siis floating spread on ju. Nii, GBP Aud. 2,4, 2,3, 2,5. Et jällegi 3 pipsu kindlasti on ju. 26, 29 ja 32. Päris suur ikkagi on see huviala on ju. Ja nüüd tahaksime 1-10 targetit saada, siis me näeme tegelikult, et nüüd see viimane bullish swing, siis selle bottom discounti hindesse mängib 1-8, et see võib olla ka selline fikseeritud TP on ju. Kus võtad lihtsalt oma profite välja, sest väga reaalne on see, et me jätkame ikkagi teed siit ülespoole. On ju, ja tuleme veel oma discounted alade poole. Nii et see on selline väga reaalne variant, eks sellest tingitud peate mõtlema, kas tasub. Ilusad buy-tehingud on olnud siin all, on ju, mis on tegelikult nüüdseks mänginud 1-30-le. Nii et siin on vahemikus kindlasti väga palju ilusad profiteid saadud võtta. Vaatan üle, kas siin on veel GBP Aud on siin kohas teinud breakerile väikse trikika, siin on stop loss. Siin on järgmine breaker tegelikult ilus order flow on ju. Mis connectis siin, vaatan palju range on kokku. See on selline jälle 3 tehingu või siis vaatad rohkem discounted hindasid. Võime visata näiteks kas see korraks juba 4 tundi on ju. 4 tundi oleks juba toonud tegelikult zone'i natukene allapoole. Vaatame ka tund aega lihtsalt intraday graafikuid on ju. Siis 23 tunni põhjaga me peame ikkagi arvestama. Ehk siis see on eelnev swing. Eks me peame veits madalam veel minema, vaatame, kas see range saab siia sisse on ju. Siis näete 30 minutit tegelikult tõi siia on ju tegelikult ja 30 minutiga oleks saanud ilusti 2 tehingulisi panna on ju. Nii et selline võimalus oli siin olemas, vaatame 23 tundi korraks edasi selle order flow lõpuni välja. Jällegi boss, väga ilus breakeri tehing boss. Ja meil on siis, sellest ma rääkisin ja järgmine boss, tegelikult ilus order flow siit on ju, tegelikult selle aga siin on jällegi vaja intraday'd vaadata, et sa saaksid nagu veits parema selle huvialast, et see range on ka päris suur, 100 pluss pipsu on ju, et siin on nagu võib-olla veits keeruline seda paigutada. Jällegi siis vaatame edasi, kuidas breakerid lähevad, uus boss on ju, järgmine huviala, ilusti olemas, järgnev boss, uus huviala, on ju, ilusti püsis seest, lendas ülespoole, kui see 8 jagada, võib-olla siin mängis mingi adekvaatne risk-reward ratio välja. Nii et order flow läks ja tegelikult presenteeris võimalusi küll, et kes GBP Audi treidivad, siis väga võimalik, et te saite siit ikkagi ilusti selle order flow'ga kaasa joosta. Nii. GBP Audi puudutas weekly balance'i ka ära. Jep, weekly balance, weekly breaker. Isegi mantli oma puutus ära. Nice, väga hea. Noh, need on need lisakonfirmid tegelikult on ja see on bearish selles mõttes, et tasub vaadata. Ja sellest tingitud võib isegi mõelda sellele, et kui me oleme weekly breakeris, siis et panustada ka selle, et 1-10 võib väga vabalt välja joosta. Tegelikult on see, et tegelikult on ilus selles mõttes, et 1-10-le me tahaksime alati saada tegelikult enne, kui me range'i ära lõhume on ju. Ja tegelikult me näeme, et me jääme ilusti range'i sisse oma 1-10-ga.
Nii et see on väga võimalik koht, kus me saame ja pluss on ju, kui ta on ikkagi weekly ja monthly ka veel on ju, siis on väga reaalne, me võime tulla kas või siia imbalance'isse on ju ja kui vaatame, kui kõrged hinnad on, pole mingit tasakaalustust saanud, siis meil on tegelikult A punkt on siin all, B punkt on siin üleval. Noh, praegu küll küsimärgiga, sest me ei tea, kas ta läheb edasi või läheb. Siis tegelikult meil on potentsiaal ja vaatame, kus on ju bullish order flow on siin all ja poolikuks on ta jäänud siin, et siis tegelikult meie target on olemas väga ilusti siin ka. Ja samamoodi, mida tasub vaadata, mis range'i break'is jällegi teeme korraks juppideks A, B, A ja siis see on samamoodi ka B on ju, väike B. Ma märgin neid väiksed A-d, B-d üldjuhul intrastruktuurid, suuremad siis caps lockiga need main struktuurid on ju. Siis vaatame jällegi eelnev range on ju, kus me breaki saime selle candle'iga, nii et tegelikult on meil ka breaker candle selle range'il, ma vaataks seda range'i põhja niimoodi tundub ta on ja ma mõtlen seda candle'it, mis siis nii-öelda on see viimane põhi enne seda kõige viimast V1 imbalance'it on ju. Sest tundub, et see range ei ole midagi hullu ja okei, tegelikult isegi, et on. Nii et sellest tingitult ma tõmbaks ikkagi hoovasid natukene tagasi ja paneks ta niimoodi. Ja siia saab 2 tehingut panna. Aga lihtsalt tead ka seda siis, et võib-olla mõelda kas mingi 3. tehingu peale, et mis jääks nagu seda range hoidma, on ju. Sest et nüüd see on see range, see kõik siin kokku, mis tegelikult siis valmistus ette nendeks buy tehinguteks, on ju, see nii-öelda accumulation siin sees, mis siis lõhkus selle struktuuri, on ju. Nii et kogu see range tegelikult produce'is nii-öelda selle tehingu või selle buy jõu, et üles sõita nii, et meie tegelikult see põhi nagu on siin enne seda järgnevat imbalance'it. Vaatan korraks, mõõdan palju siit on, et võib-olla panna lihtsalt 1 tehing veel või 2 tehingut siia põhja või vaadata väiksemat timeframe, äkki leiate siit kuskil pikki seest mingi siukse pisema imbalance'i, mida kasutada. Aga jah, väga potentsiaalne ilus trendline liquidity ka jällegi jookseb on ju. Vaatame korraks ka, kui me GVP paaridega siin olime, et vaatame, kus siin GVP NCD on ka midagi teinud. GVP NCD treidib imbalance'is, kui siin oli GVP out tegelikult weekly targetites, siis ma korraks vaataks ka, mida teeb GVP NCD. On ta ammu weekly imbalance ära täitnud. Meil on high, meil on low, meil on retracement high, ehk siis see on hetkel nagu potentsiaalne A on ju. Et meil on väga reaalne võimalus tegelikult treidida siit alla poole edasi on ju. Korralik consolidation. Aga mis on teinud GVP NCD siin viimasel ajal? Buy tehing on siin clapped olnud, sellest ei puudu. Siin oli viimane buy tehing tegelikult väga ilus on ju, mis andis kindlasti 1.10 välja. Siin breakeri tehingi töötanud, sõitsime ülespoole edasi, järgnev breakeri tehingi töötanud, discounted ala. Näete, discounted ala sai tegelikult bounce'i on ju, siit kohast. Aga mulle tundub, et siin nagu ei mängi seda RR-i välja päris, mida tahaks on ju. Väga napilt siuke, 1.8-le. No, ma ei pannud praegu päris täpselt paika ka, aga midagi siukest tõenäoliselt jääb. Sell tehingud, tegelikult oli siin ka sell tehing, potentsiaalselt siis selle high ümber on ju. Ja miks ma ütlen potentsiaalselt on see, et tegelikult kui ma vaatan, mida see sell tegi on ju, me treidisime enne alla ära, fillisime meie bottom discounted imbalance on ju ja hakkasime ülespoole treidima, jätsime küll madalama close'i, et see on siuke väiksema riskiga võtmise koht, kui võtta on ju. Huvi pärast tahaks näha, et kuidas siis, siin on ka see, et mõlemad tehingud võisid väga vabalt sisse jääda. 19, 22, selle on kindlasti 3 pipsu otsa panna, 25 pipsu põhimõtteliselt siis on ju. Aga jällegi, et palju ta siin välja mängis 1.6 ainult on ju. Et kas break even või kes vaatab näiteks mingi 1.5 tehinguid, siis saab tegelikult siin sees ka selle kätte. Et mingid võimalused olid, aga suures plaanis väga palju sukest klappimist. Nüüd on meil ka tegelikult olemas boss. Vaatan korraks ka line charti, mis veel seda ei näita. Aga 23 järgi vaataks tegelikult ühte tehingut siit ja samamoodi siis lähme korraks väiksemalt timeframe'i, võtame selle wiki lahti, et mis siin toimub. Ja 4 tundi on filled. 3 tundi filled, 2 tundi filled, tund aega. Näeme on ju tegelikult on üks huviala siin, kuhu saab ühe limiti panna, see on selline väike range ja ühest ma usun piisab. See on filled ja vaatame seda tippu ka täiesti, et kas me leiame sealt mingi pisikese imbalance'i veel ülesse.
Field, lähme 5 minsa ka. 5 minsa Field. Ja näete, et tegelikult siin üleval on, et ma isegi võtaks, see on Field, ma isegi võtaks siit täiesti selle range'i tipuni, see on vist see koht, jah. Ja paneks ka siia tegelikult veel ühe limiti. Ehk siis 4 limitit põhimõtteliselt GP NCD-l on võimalikud sellimiseks. Lihtsalt, mis mulle ei meeldi, on see, et ta on endiselt sellise pulli struktuuriga. Ainus, mida ma tahaks näha, on see, et kui need sellid, siis võiksid välja mängida siia bottom discount, sellesse suurde imbalance'isse, on ju. Aga mulle ei meeldi see, et üleval on fillimata ja see bounce tuleb nagu suvalisest kohast, on ju. Ehk siis see indikeerib mulle tegelikult seda, et see struktuur on pullis ja me väga vabalt täidame seda imbalance'it siin, on ju. Nii et pigem, kui neid sell-tehingud vaadata, siis lihtsalt ma arvan, toores 0,1% ja on juba nagu hästi. Nii palju siis sellest. Vaatan chatis on Cadil tulid, mis sul siis olid siin? Need olid need buy-tehingud vist selle ümbert, on ju. Jep, ja ma isegi läksin väiksemale timeframe'ile ja vaatasin seal äkki, kas see oli, kus see nii-öelda break toimus esialgne veel varem, see veits vasakul pool. Ei, jep, see 16 veebruari küünal. 16 veebruari küünal, vaatad selle ümber nagu siin ümber või? Ei, 16 veebruar. Nii. See üks varem. Nii. Ja sinna sisse läksin. Okay. Sinna sisse läksin ja vaatasin veel, aga mõlemad sain karistatud. Ei ole hullu. Ei ole üldse hullu, jah. Sest järgmine huviala ootab tegelikult ees. Ja see on jällegi vaata matchit nagu Dixiga, et Dixi on siin nendes bottom discounted hindades, on ju. Et kui ta peaks bounce saama, siis on väga vabalt, et üks nendest võib ilusti töötada. Ilus order flow sees, jällegi siia saab panna ühe limiti, 23 tunni candle ümber ainult on ju, üks piisab ja kindlasti vaadata, et mis siin Wiki sees toimub. Võime selle kõik koos kohe ära teha tegelikult. Jep, selles mõttes eks ustkäed ja nüüd kütuseturg ka nii-öelda vastas korrelatsioonis on ju, et kui mõelda, mis kütuseturul toimub, siis varsti võivad need hinnad päris kõrgeks, ma arvan, minna, kuigi hetkel oleme mõnusalt kukkunud, aga ja mängisime päris kenasti mõnede tehingutega välja, aga makro kütuseturgudel siuke pilt on, et kui nüüd kuulata või lugeda, mis siis kõik need Venemaa ja Saudi Araabiad ja tüübid teevad, siis piiravad nii-öelda väljaspoole minevat kütuse nii-öelda turgu või kuidas seda öelda. Et selles mõttes ilmselt need hinnad hakkavad varsti kütuseturul varsti tõusma. See on see. Just. Ja tegelikult te võite vaadata, ma eile lugesin ka veits uudis selle kohta. OPEC on tegelikult see, mis põhjustas esmaspäeval selle 7% oilituru siis tõusu. Sellest tingitud, et nad siis cutivad, vähendavad enda siis nii-öelda produusimist, on ju. Ja see viib nagu ilmselgelt, mida vähem on siis nii-öelda toodet turul tulemas, seda suure nii-öelda siis seda kõrgemaks hinda aetakse, on ju. Kuigi seal on jällegi nagu need asjad, et inflatsioon ja kogu üldine see majandusseis on ju, tegelikult nagu pikalt on räägitud sellest nii-öelda recessionist, on ju, siis need ei ole lihtsalt need asjad, mis käivad väga üksteisega koos, et sa ajad nagu recession ajal hinnad kõrgeks, inflatsiooni kõrgeks, kogu nagu tavaelu tarbimise kõrgeks, on ju, räägime toidutööstusest, mis iganes poes hinnad, whatever sa vaatad, tegelikult on kõik nagu reeg kõrgel ja need on ehtsad märgid sellest majanduslangust, on ju. Ehk siis nad võivad seda hindadega kunstlikult mõnda aega üles ajada ja tegelikult ma lugesin ka artiklist, et väga paljud inimesed ja mingisugused analüütikud ja traderid ja bla bla, mis iganes. Ei ole väga selle poolt või sellega nõus, et oili hinnad saavad väga kaua kõrgele tõusta, on ju. See lihtsalt tegelikult see supply demand praeguste hindadega arvestades, see inimesed ei jaksa lõpuks sellest osta, kui me räägime siin, et kütushinnad näiteks lähevad Eestis mingi, ma ei tea, 2 euri piiri peale, võib-olla isegi üle, on ju. Muidugi see tähendaks, et me peaksime ikka kõvasti veel tõusma. Praegu oleme näinud, on ilusad madalaid nagu hindasid. Ma arvan, et kui täna tegelikult minna juba vaadata kütusehindad, siis tõenäoliselt on juba tõusnud, et eile veel need ei olnud igastahes tõusnud. Mina lajatasin veel paagid täis. Ma reaalselt nagu väga tihti peale, kui ma hakkan tankima, siis ma reaalselt vaatan nagu oili hindasid. Kuigi sellega see, et kui ta kukub, on ju, ega see postihind
meil tänavatel nagu nii kiiresti järgi ei tule, on ju. Praegu, mis mind pigem imestama paneb, on see, et see postihind pole tõusnud juba nii kiiresti, kui see turuhind tavaliselt tõuseb, on ju, siis nagu käib see tavaliselt kiiresti. Me oleme sellest rääkinud, on ju. Aga me oleme jällegi seisu, kus me olime aasta algus, on ju, ehk siis aasta alguse samad hinnad sisuliselt hetkel. Et sellest tingitud peaks meil olema posti peal hinnad juba mingi peaaegu 1.8 näiteks diisli puhul siis, on ju. Et ja siis pensioni mingi 1.9 midagi siukest, et eks näha ole, mis siin lähipäevad teevad, on ju, aga me oleme endiselt tegelikult veel nagu selles peeri struktuurides, on ju, et siin on küll kerge siuke break olemas siis selle struktuuri näol, aga me jääme jällegi näed, et mida ta tegi, tuli discounted hindasid täitma, me oleme küllaki siuke paigaleend, korralik käpp on tekkinud, et anname asjale aega, pluss on ka see, et kui me vaatame, kus see tuleb, on ju, ma olen siin eelnevalt mingi paar nädalat tagasi vist juba kritsitalisin peale nagu nii-öelda potentsiaalset stsenaariumi, on ju, ehk siis see, mida ta võib teha, et tegelikult väga loogiline koht, ilus order flow jällegi sees, bottom discounted alad, on ju, weekly range, murus on ka weekly V1, on ju, et need on lihtsalt need suurte timeframe'ide tugevad alad, kus ta võib bounce ida, ei ole mõtet nagu valetada enda, et äkki siit lihtsalt kukub nagu lambist edasi, et asjad ei käi päris nagu nii lambist. Et ikkagi on väga nagu tähtsad mõjuvõimsad alad, on ju, mis nagu seda turgu kontrollivad. Aga meil on nagu 2 stsenaariumit praegu reaalselt, mida mina vaatan, ongi siis see, et kas see nagu see tugev bottom discounted range suudab meil hindasid mõnda aega veel ülespoole viia, on ju, näiteks siis kas või siia 90 poole, 92 poole, et vaatame, kus on järgnevad suured imbalance'id, on ju, võib-olla isegi 95, 96, on ju. Aga kui me jääme seda peeri struktuuri siin endiselt hoidma, siis me võime saada selle ilusa retracement'i kas või noh, kõigepealt vaatame, mis siin all juhtuma hakkab selles samas range'is, kus me tuleme, on ju. Või siis on see, et on meil boss ootel, nagu mul siin märgitud on, ja kui me siit läbi sajame, siis aida ka, siis ma arvan, et me näeme väga ilusti siin mingi 40 ja nii edasi, et siis on tõesti nagu madalad kütushinnad tulemas. Ja ma arvan tegelikult, arvestades kõike seda, mis maailmas praegu toimub, siis pigem need on tulemas. Et miks meie nagu turuhinnad on kõrged, on see, et USA tegelikult kontrollib väga palju kütuseturgu, väga palju tegelikult kütust arvestataksegi dollarites, on ju. Sellest tingitult nagu on USA see, kes domineerib selle kütuseturul, kui nüüd nagu see BRICS, ehk siis Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, South Africa, tegelikult on ka Süüria seal murus nüüd sees, on ju, siis läbi nende, teades on ju kui palju näiteks juba ja murus Saudid on ka tegelikult sees Süüria ja Saudid, on ju, siis seal liigub väga-väga palju on ju kütust, mis tegelikult toob selle hinna lõpuks nagu alla, on ju. Et need vabandused siin sõjad ja mingid muud asjad, see on tegelikult suures mõnes bullshit, et kütusehinda lihtsalt tooret üles viia, siukestes momentides tegelikult peaksime me saama neid madalamaid hindasid, on ju. Et see kõik lihtsalt võtab veidikene aega, aga mina ei usu, et me siin nagu väga-väga kõrgele nende kütusehindadega suures plaanis lähme. Lihtsalt inimesed ei ole võimelised lõpuks sellest maksma nagu. See ongi kõige lihtsam point nagu. Kogu elu on inimeste jaoks liiga kalliks aetud praegu lihtsalt ja see mull ei saa kesta väga pikalt nagu. Seda on näidanud eelnev ajalugu, seda on näidanud eelnevad kogemused, et just the way it is. Ja kui läheb, siis läheb, midagi teha. Vaatame, elame, näeme, tegelikult ei ole mõtet nagu väga palju heietada selle üle. Ja tegelikult on tore see, et Oili, ja ilust, Oil on tegelikult väga hästi austanud neid 23 alasid, et võite backtestida, siin on ka siit eelnevalt on väga-väga ilusaid bounce olnud, me oleme sellest rääkinud kõvasti. Aga ilusad need targetid tegelikult, millest ma olin rääkinud, kas oli see 82 kõigepealt ja pärast seda see 68, need me saame ilusti hititud ja see on lihtsalt puhtalt vaadates, kuidas nagu struktuur jookseb ja kus on nagu loogilised targetid, me oleme tegelikult väga ilusti Oil nagu selles mõttes käitunud ja sellest ma rääkisin 62 või 68-st, ma rääkisin tegelikult pärast seda, kui me saime siit lõpuks ka breigi läbi, tegelikult isegi varasemalt, sest et ma tahtsin siit teda sellida, kus nii-öelda sell huvialast jäi räigelt vähe puudu, siiamaani on snapikas peal, näete, kuidas ma olen isegi order flow'sid siia peale märkinud, on ju, et sellest olen pikalt jutustanud, nii et kõik oli tegelikult ette presenteeritud, lihtsalt ongi see, et 2 varianti, kas me hakkame siit üles minema, aga kui sul on nagu need märgid olemas sellest potentsiaalselt peerist turust ja tulla siis bottom discounted hindadesse, siis me peame ka seda stsenaariumit mängima, on ju, mõlemaid pooli ja me saime lihtsalt selle ühe neist kätte, on ju. Ja väga ilusti ja loogiliselt, nii et nice. 1.20, Oili muidugi pole väga ammu treidinud, reaalselt ei ole väga ammu treidinud. Mis meil veel on? Eur GVP me käisime läbi. EUR-CAD, jällegi väga palju selliseid trikikaid ma vaatan siin viimasel ajal.
mis juba 2 tükki jäävad silma, esiteks see buy tehingu huviala, siin see sell tehingu huviala. Jällegi siin range'is tegelikult sai tehinguid, nüüd me oleme järgnevas sell huvialas, kus kohas potentsiaalselt proovida müüa vähemalt siia imbalance'isse ja sellesse huvialasse edasi on ju, et vaatame, kuidas see EUR-CAD putitab. Aga need on need võimalused, jällegi väga ilus sell, kes selle kätte said breaker huvialast, korralik 1-10, kui mitte rohkemgi juba käes on ju, 1-10 kindlasti. Ja ilus buy tehing siin on ju, ehk siis meil on olnud siin mõningad selli lossid on ju, äkki mingi 1, 2, 3 võib-olla maksimaalselt, aga ilus sell siit, mis võtab tasa on ju päris mitmed kaotustehingud, buy tehing, mis teeb, ehk siis tegelikult kui jällegi kõiki turupooli mängida ja võtta kõiki tehinguid, kui sa vähegi nagu suudad oma paarid enda peal olla, siis saab plussis. Lihtne tegelikult nagu ülimalt lihtne. Nii et võtke lihtsalt mängige mõlemad turupoolt ja te olete tegelikult omadega sõiduvees. Ilus sell tehing siin EUR-audil, väga ilus buy tehing kohe üles edasi on ju. Nii, vaatame korraks, kus ta siit jällegi bounsib. Märgin endale need 2 huviala peale ära, mis EUR-audil siin veel on, ehk siis nii-öelda just kui breaker huviala, väiksemad timeframe'id oma ja siis meie kogu range'i tipp. Need on okeid. Niimoodi ja vaatame, kuhu nad siis sisse on sõitnud, sellest oleme läbi tulnud on ju, ehk siis see huviala on lännu, kui siit vaatasite ja ees ootamas on tegelikult veel meie discounted huviala. Üks asi, millele tasub keskenduda on see demandi break, ehk siis see siit, see iseloomustab ka intraday ja break structure'it tegelikult, me oleme küllaki lähedal selle breakeri joonele jõudmas on ju, nii et tasub arvestada, et äkki vaadata ka ümber selle tehingud on ju, võtta siin replay modega väiksemad timeframe'id tükkideks, vaadata, kus see breaker candle ennast siin peidab, limitib paika ja väiksema riskiga on ju ja saab putitada. Nii, aga rohkemat, siin on tegelikult on ju V2 breaker, küllaki suur huviala, mis ei anna nagu päris võib-olla seda risk-reward ratio't, mida oleks soovinud. On ju siin 8 jagades pisikene nagu retracement on siin toimunud justkui. Või tähendab pisikes sõit on toimunud ja siin on ka on ju siis breaker candle, order flow on sees, aga jällegi risk-reward ratio'd ei ole võib-olla päris need, mida nagu siit kätte saab. Et jaa, siin on potentsiaalne stsenaarium see, et kuna me oleme tegelikult breakinud siia imbalance'isse juba sisse, see on uus low, siis see high võib jääda siin meil nii-öelda selleks intraday high'ks, me võime siit samast koha hakata allapoole putitama ja vastu siis seda näiteks candle'id või siia bottom discounted hindesse. Need on EUR-audiga nagu potentsiaalsed alad, mida tasub jälgida. EUR-NZD. Nii. 23 tunni candle. Ja kui ainult seda vaadata, see oleks clap'i saanud, aga võtame korraks, mõõdame üle kui kogu range. Ja siis see on kokku 100 pipsu, kui see 4 jagada, siis tegelikult peaks olema ilusti olema teemades. Niimoodi. Esimene tehing stop lossist, teine peaks olema sees ja meil on siuke 27 pipine range koos spreadidega. Palju RR on? 1-10, palun väga välja mängida. Jällegi on ju ilus loogiline target. Järgmine V2 on ju ja vaadake, kuidas me tegelikult praegu siit ilusti ka reageerime on ju. Paneme siia ka tehingu korra paika 22, 25. On ju, niimoodi. Ja otsime 1-10, tegelikult näeme, et jääme ilusti sellesse range'i sisse. Nii et 1-10 on ootamas siin. Siuksed tehingud sellelt poolelt siis. EUR-CHAPi väga ilus sell siin. Nüüd teist korda sudime selles alas. Buy tehingud, kui võtta need vikid tükkideks, siis väga reaalne, et siia mul märgitud ka on ju. Buy alad tegelikult, siin on ainult 23 tunni oma ja siis vaadates väiksemaid timeframe 2 huvila veel, nii et nagu me näeme, siis ilusti treidime ka siit, ma ei tea, mis ta on, kas 4 tunni või tunni aja candle tõenäoliselt M-kumb üldjuhul. Ja treidisime ilusti üles on ju. Jätkasime ka tegelikult order flow'is 23 tunni huvila, kui vaadata niimoodi, aga me teame, et meil on vaja range'i põhja alati ka vaadata, meeletult tähtis ja tegelikult siin sees ilmselt leidsime ka ilusa treidi, nii et järgmine buy tehing presenteeris ennast siin. Võib-olla mõni võttis kogu selle ala oleks jaganud ka niimoodi on ju, kuigi see on ilmselgelt liiga suur range, nii et siukest pulli pole mõtet teha nagu, piisab sellest, et panna siia 2 limitit
võtta need 2 top lossi vastu ja siia allapoole ka, on ju, ja siis nendega sõita. Nii et need olid tehingud, mis ennast siin pai osas kõige paremini presenteerisid. Sell, kui keegi vaatas näiteks sell tehingud siit ümbert, väga võimalik, et siis tulid stop lossi, kuigi need ei olnud ka siuksed nagu väga tugeva siis confirmiga sellid, mille pärast, sest et üleval oli imbalance'id, selleks andis confirmationi pai, et me läheme tõenäoliselt veel ülespoole edasi, on, et ühed sellid olid kindlasti siin, mida vaadata, need oleks top lossi tulnud, aga kui pai tehingutega kaasa saad, jällegi katab üle, on ju, võib-olla võtad isegi sell tehingu, ikkagi see pai tehing katab üle. Kui sa vaatad, mis iganes, võib-olla vaatasid seda range'i tipust veel mingid tehingud, võtad siit lossi, ikkagi need pai tehing katavad üle, on ju. Ehk siis jällegi tip-top, sõidu vees. Reaalselt pole siiamaani nüüd backtestis, ma olen peaaegu paar nädalat eemal olnud. Kõik need paarid, mida ma olen vaatanud tegelikult, on ju. Ja kui sa mängid, ja üks nendest on kindlasti teie mingi lemmikpaar, kui sa mängid mõlemad turupooli, siis ma ei näe mitte ühtegi võimalust, kuidas keegi peaks olema lossides nagu lihtsalt nagu tooret lossides. Et siin on ainukas inimlikud vead või siis panemata jäänud limitid või halvasti manageeritud limitid ja ka turupoolsed vead, kus mängivad mingid öised spreedid rolli või mingid uudised on ju, kas ta aktiveerub või aktiveeru või on liiga kõrge spreed ja saad stop lossi selle tõttu. Ja muidugi ka mingid sellised asjad mängivad rolli, mida me tegelikult siin backtestimise peal kogu aeg nagu, või tähendab, tegelikult me põhimõtteliselt ei saagi neid stsenaarium päris niimoodi läbi mängida, kui me seda reaalajas näinud pole, on ju. Et, aga suures plaanis tegelikult on simple as hell. Ustjapi andis väga ilus selli 1-10-le, eile käis ära, tegelikult potentsiaalne pai huviala on kohe meil ees ootamas, on ju, kas või täita siis seda langust, mis meil siin tulnud on ju. Aga on potentsiaal, et ikkagi Ustjapi jätkab teed allapoole, siis me peaksime reversima, on ju, ka Dixiga siin, et selles mõttes klapib jällegi see huviala, on ju. Et aga meil on potentsiaal, et me tuleme ka tegelikult siia alla imbalance'isse välja, see tähendaks muidugi see, et Dixi peakski juba allapoole ära breikima. Ja väga ilus jällegi loogiline target on ju meie bottom discount, et siis V1 fill, kus meil order flow'ga poolikuks jäi, siin on väga ilus order flow sees, bullishil on ju. Ja vaadake, kus 1.20 jääb täpselt see imbalance'isse, nii et üliilusad puhtad treidid, ma arvan, et see on üks meeletult hea manageerimise viis, kuidas võtta 1.10-le jälle loogiline target keset imbalance'it veidikene enne meie pai huviala. 1.20 täpselt sama case keset sükest imbalance'it, veidikene enne me järgnev pai huviala. Kõige paremad treidid, mida võtta. Ust CHF näitab divergence'it, see näitab nõrkust, on ju. Ilusad sell-tehingud siin, ilusad sell-tehingud siin breakeris. Ust CHF on väga hästi putitanud. Ka stackimine siin väga ilusti olemas, nii et ma ei näe mitte mingit võimalust, kes Ust CHF-i treidivad siin üldse mingiseid tugevaid losse oleks. Väga ilus order flow ka siit jällegi. Nii et see on küll toores nüpeldus olnud, siin on väga mitmeid 1.10 tehinguid, üks loss siis pai tehingu näol. Jep, ja rohkem mul tegelikult siin hetkel silma ja siit ei puudu natukene, siit ei puudu. Nii et suurepärane. Ja siin üle on väga ilus sell tehing. Ust CHF kindlasti väga hästi toitnud. Vaatame ka üle korraks Catch-Appi. Catch-Appi tegi päris nästilt. Võttis selle bottomi niimoodi siis välja. Okay. Niimoodi, aga vaatame, kus kohast ta bounce'ib. Näete. Ja me oleme rääkinud nendest. Ehk siis 2 huviala, mis tegelikult olid nagu välid 23 järgi vaadates, mis on nagu breakerid, on ju. Breakeriks on see oluline, ma olen see tegelikult peale ära märkinud, on ju, need eelnevad haid, need presenteerivad eelnevad intrade haisid, nende valgete candle tipud, on ju, ja sa näed, kuidas see breaker candle on natukene madalam, on ju, ja siin sa näed, kuidas breaker candle on kõrgemal, on ju, ehk siis antud puhul põhimõtteliselt, kui me otsime siit nagu 23 järgi breaker candle, siis ta peaks olema see valge candle, on ju, sest et see oli see eelnev, mis lõhkus struktuuri, on ju. Nii et, aga need kastid, miks me see peale märkisin, ma olen ka meeletult mitmeid kordi kõnedes ütlen, et see ei tähenda, et nad ei ole nagu konkreetselt nii-öelda siis perfektsed huvialad või nagu meie strateegia järgi need õiged huvialad, siis see ei tähenda, et nendest bounce'ide võiks, on ju, et jällegi ütlesin ka seda, et kas või 0,1% võid võtta, see oleks tulnud stop lossi, see oleks igastahes aktiivseks läinud ja näed, et tegelikult, ja kui siis spreed otsa arvestada, ma usun, et see oleks läinud, on selline napikas.
aga tõenäoliselt ikkagi läheb jah. Kindlasti läheb jah. Nii et see läks aktiivseks ja paneme see tehingu korraks paika. Jagan lihtsalt silma järgi pooleks 2 pipsa otsa. Isegi võin rohkem panna natukene praegu. Lihtsalt kiirelt üle käies 1 10 olemas, 1 20 olemas on ju. Ja mida see teeb on see, et kui sa vaatasid isegi sell-tehinguid nüüd, mis meil olid siin sell-tehingud, üks oli siin, loss on ju, loss, see oli positiivne tehing, ehk siis 3 lossi põhimõtteliselt maksimaalselt, võib-olla 4 on ju, oleneb kuidas vaatad, siis endiselt see katab üle 1 tehing on ju ja on olemas isegi, et ta on 0,1%-ga, tegelikult ta peaks andma sulle kas siis break even'i, kui sa vaatad siin natukene kõrgema protsendiga tehinguid on ju. Nii et see huviala tegelikult enam ei ole oluline. Järgmine breaker on ees ootamas siin, nii et GVP või tähendab Catch Appi on väga reaalne, et siin on uued sell huvialad ees ootamas, sest et me oleme ka teinud mida. Meil on uus high ja meil on uus low on ju. Nii et me oleme bearish range'is. Ja sellest tingitult otsiks nagu siis ikkagi selle order flow jätkamist allapoole. Nii et väga nagu nice on tegelikult siin kõik olnud. NZD US treidib praegu siis huvialas tegelikult, kellel see sees on. Siis väga väike stop loss'idega jälle vaatame korraks, kuidas ta siin putitanud on. Palju siit puudu jäi. 2 sellest jäi ilma, ei jõudnud sinna välja. Siis tegelikult järgmine breaker candle on ju. Võite vaadata niimoodi ühte ümber on ju ja samas oleks mõistlik arvestada range'i põhja välja. See 8 jagada. Siin on tehing olemas. Järgmine nii-öelda discounted huviala. Siin jällegi tehing ilusti olemas. 1 potentsiaalne selli loss siia ei ulatunud. Siin ei ole mõtet sellida. Siin ei ole mõtet sellida järgmine buy tehing order flow jätkamiseks. Nii et siin ma näen ka positiivseid tulemusi, kes NZD usti treidivad, mõned selli kaotused. Ja siin ka 1, 2, 3 selli kaotust ja 3 võitu sisuliselt on ju. Lihtsalt küsimus see, kas selle risk-reward ratio mängib 1 10, pigem nagu mitte, et see võib-olla veel jookseb on ju. See ei ole nagu päris ideaalne, aga need teised on väiksemad huvialad, need kindlasti mängivad 1 10. Nii et jällegi positiivsed tulemused. NZD siis ustil. Ja panen korraks ka selle paika, et siin on toimus struktuuri break on ju. Ja see on meil uus low, nii et meil on bearish turul tegelikult NZD USD-ga. Jep. Niimoodi. Vaatame ka siin üle, mis on NZD Chapi teinud. Siin on loss on ju. A ja B. Uus bearish range on ju. Niimoodi vaatame, kus bounce tuleb. Huvi pärast. Bounce tuleb discount alast, aga mitte päris nagu seal, kus oleks tahtnud, et tuleks. Eks meil on järgmine buy target tegelikult kindlasti siin olemas. Niimoodi. Vaatame ülevalt, see pigem oli keeruline NZD Chapiga, et ta jõudnud breakeri tehinguni, sõitis alla, siis ta andis meil tegelikult, siin on supply demand switch, mida ma selle all mõtlen, on see, et see demand, mis viis hinna üles, andis meile bossi on ju, sai siin kohas breagi, ehk siis siin on sell tehing. Sell tehing ennast ilusti presenteeris, see on kindlasti 1 20 isegi, kohe järgmine order flow, järgmine breaker, ilusti kohe otsa. Järgmine order flow, võisid isegi siit vaadata, võib-olla mõni pani ühe tehingu ümber ainult selle 23 tunnik handli, sai siit oma 1 10 kätte. Mõni vaatas võib-olla range'i tippu, ootas veidi pikemalt, esimene tehing, võib-olla isegi on see olukord, et näete, et 2 tehingut tõenäoliselt jäidki aktiivseks ja siit tuli omakorda 1 10 pluss kindlasti. Nüüd me oleme järgmises selli, mis huvialas. Vaatame, kas me jäime kõigepealt sellesse range'i. Oleme isegi selles nii-öelda liquidity run handli range'is veel sees, aga mina vaataks täiesti siia range'i tippu. Ehk siis on ka see olemas.
Järgmine order flow on siin olemas. Edasi jätkus order flow siit, et tegelikult meeletult ilusti on ta alla sellinud, et kes NCD chap'id sellida suutis, siis isegi need mõningad lossid, mis on näiteks üks on siin. Ja tegelikult ongi ainult üks loss ja buy tehingute puhul on üks loss siin, on ju. Üks loss siin, 3 buy tehingu lossi, või tähendab 3 lossi kokku. Ja võib-olla kui vaatad siit bottom, ütleme 4, aga siin on nagu jällegi rõve ülekaal tegelikult positiivsete tehingute puhul. See on jällegi põhjus, miks sa pead vaatama mõlema poolt ja kogu aeg proovima nendes oma paari tehingutes osaleda, et olla profitis. Jällegi järjekordne paar, mis on tegelikult kogu aeg profitis. Ilma selleta ma peaksin kõike seda datat läbi backtestima nagu konkreetset numbritena. Ma näen juba tegelikult silma järgi, et need on profitis. Kellel on vähegi aega tahtmist, tehke palun need backtestimised läbi, lööge numbrid kokku ja näete tegelikult, et mis teie kuu tulemust võiksid olla. Võite ka vaadata, üks asi on vaadata 1/10 tehinguid, teine asi võite vaadata 1/5 tehinguid, kuidas nendega oleks profitid, on ju. Tehke siukest kodust backtestimist julgelt, et see on kasulik päriselt. Outcad. Ma outcad ei hakka tegelikult, ma tõmban siin kohas otsad kokku. Mul ootab, päris pikaks on läinud ka juba 1,5 tundi peaaegu, mul ootab tegelikult järgmine kõne ees. Nii et tore oli tegelikult, siin on meeletult palju ägedat staffi juhtunud, nii et kes on teemades olnud, siis mõningad lossid, nagu treidimise kohta ikka käib, mõni päev vähem, mõni päev rohkem. Aga nagu näha, siis nädalad ega ka päevad pole vennad, on ju, ja lihtsalt tuleb jätkata oma samade löökide tegemist. Ja peaks kõik hästi olema, reaalselt peaks kõik hästi olema. Kui kellelgi on mingisi küsimusi, murekohti, siis võite kindlasti kirjutada kas või siis official chati või traders chati, et praegu ma tõmbaks otsad kokku ja siis jätkaks. Ma teen kindlasti nädal veel ühe Londoni kõne, võib-olla see juhtub isegi homme, ülehomme kindlasti, kui mitte homme, on ju. Et vaatame lihtsalt, kuidas nagu turgudes olukord on, kui nad siin nagu väga midagi ei tee, huvi pärast vaataks tegelikult uudised üle. Et täna high impact uudis on korralikult, retail sales on siin, EVP-l on high impact uudised, balance of trade, CAD-il on ju, balance of trade Ustil õhtupoole, et siin on ISMI ja siin on päris palju korralikult uudised, unemployment change range homme, või tähendab rate on ju, jobless claims ja NFP on reedel on ju, nii et nice, meil on see nädal veel tegelikult ilusad tugevad uudised ees ootamas. Nii et kuulge, äge, thanks teile ja näeme, on ju?